Kaunist keskhommikut, täna on stuudios Manuela Pihlap, Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees, Mihhail Kõlvart, Keskerakonna esimees ja mina, saatejuht Janek Mägi. Ja Tallinnas on möödunud märkamatult aasta uut linnavalitsust. Kas me peame nüüd juubeldama või kuidas me sellesse suhtume? Võib-olla Manuela, mis on sinu emotsioon? No eks see on ikkagi Tallinna elanike otsus, kas nad siis juubeldavad või vaatavad natukene nukralt, mis on juhtunud, aga see, mis on kõlama jäänud linnaelanikega suheldes ja mida me ka meediast loeme, et rõõmustamiseks palju põhjust pole, et kui tuldi, uus linnavõim tuli suurte lubadustega, tänavad pidid puhtaks saama. Lumest puhtud. Just, tuli ilmada etappe, aga nii vähe, kui seda lund ka ei olnud, siis tegelikult lubadus, et kõiki kõnniteid hakatakse hooldama, seda ei juhtunud, aga lubati, et ka kõik koolid pannakse eesti keeles rääkima, mida pole samuti juhtunud, aga mida me oleme hoopis näinud, on linnavalitsuse valed, et tegelikult on lubatud ühte, tehtud teist ja sellise ausa läbipaistva linnajuhtimise asemel oleme me järjest näinud erinevaid juhtumeid, kas või näide, kuidas tänane linnapea ostis Tallinna linnale erakooli. Ostis selle hoone, võttis selle kooliga enda kaitsva tiiva alla, aga juhtumisi selles koolis õpib tema enda laps ja ka abilinnapea laps, et see on selline tehing, mida Tallinna linnas pole mitte kunagi nähtud. Ja tekib küsimus, et kelle huve see linnapea täna Tallinnas teenib? Mihhail, ma usun, et sa oled hästi puhanud selle aasta jooksul, et kas puhkus jätkub sügisel või kuidas sa näed, sest ma saan aru, et valimisringkonnad on ümber jaotatud, kõik on tehtud selleks, et sa saaksid võimalikult vähe hääli. No vaata, siin on traditsiooniline poliitkorrektne vastus, et seda otsustavad ikkagi valijad, aga nagu sa saad aru, mina eriti objektiivne ei ole ja olen päris kriitiline. Ja kui Manuela alustas sellest, et see uus poliitiline kultuur, uus euroopalik linna juhtimine, mida meile lubati, on tänaseks jõudnud nii kaugele, et me saame tõdeda, et valetamine linnavalitsuse ja eriti lugupeetud linnapea puhul on normaalsus. Et linnavalitsus ostab erakoolile hoone, kus õpivad linnavalitsuse liikmete lapsed ja see on poliitiline otsus. Me teame seda 100%, seda meile kinnitasid ka ametnikud, haridusameti ametnikud, et see oli otsene linnavalitsuse ja konkreetselt linnapea Osinovski korraldus. Ja siis linnapea tuleb volikokku ja linnavolikogu liikmete ees ütleb, et see ei olnud tema otsus, et seda tegelikult pakkusid ametnikud. Ja see oli ametnike ettepanek, et ostame välja. Et sõna otseses mõttes linnapea valetab volikogu liikmetele. Ja kui see oleks ainult üks juhtum, siis võiks öelda, et ma ei tea, unustas. Eksis, võib-olla oli natuke häbelik, et ütled, et ei saanud tunnistada, et au kuulub nagu temale. Aga me kahjuks sellega regulaarselt puudume kokku ja selles samas haridussüsteemis on üks sõnum, mida linnavalitsus ja jällegi linnapea levitavad väga aktiivselt. Et nende ajal, ehk siis aasta jooksul, on tekkinud terve rida kooli ehitamise projekte. Et Keskerakonna ajal ei olnud ühtegi uut kooli, aga nüüd nemad hakkavad ehitama. Ja ühtegi korda ta ei ole öelnud, et kõik projektid, mida nad püüavad mitte
alustada, vaid jätkata, on sündinud Keskerakonna ajal. Et ei ole nii, et praegune valitsus on midagi initseerinud koolivõrgustikus. Ei ole nii, et meie ajal ei ole midagi tehtud. Vastupidi, kõik oli tehtud meie ajal. Nemad parimal juhul püüavad jätkata. Ja ainuke uus asi, mida tõepoolest nad suutsid välja mõelda haridussüsteemis, on hoone ostmine erakooli jaoks ja sellest me alustasime. Ma korra siin lisaksin, et viimane kord infotunnis oli linnapea Ossinovski, kes ütles, et 20 aastat ei ole Tallinnas koolikohti loodud ja Keskerakond on pannud lapsed õppima soojakutesse ehk siis ajutistesse moodulmajadesse, aga tõepoolest, kui me räägime täna Põhja-Tallinnast, kuhu me alustasime täiesti uue kooli loomist, me alustasime ka Kalamaja juurdeehitust, täiesti uus kool Martsa, veel erinevad koolid, mille tehti juurdeehitused, siis neid kohti on loodud ja me peame alati vaatama ka seda koolide puhul, et üks asi on uute koolide ehitamine, teine on olemasolevate renoveerimine ja laiendamine, millega on väga palju koolikohti juurde ehitatud, aga miks ma nendest soojakutest siin rääkisin, kui me vaatame erakooli, mis osteti, kus õpib Ossinovski laps, siis selle kooli kõrval 50 meetri lähistel asub Ristiku kool ja neil on tõepoolest ruumipuudus ja seal lapsed õpivad niinimetatud soojakutes ja kui nüüd üldse see hoone osta linnale, mis ostati siis erakoolile, siis neid ruume oleks vajanud Ristiku kool, meie enda Tallinna kool, mitte et me ostame riigilt hoone erakoolile. Nii, aga siit õigluse nimel võib-olla parandaks nii palju, et niinimetatud soojakut on moodulmajad ja tegelikult see lahendus on kaasaegne ja lastele väga mugav. No Norras kasutatakse neid palju lasteaedade puhul ja mitte ainult siis mitte ainult ajutiselt, vaid ja tegelikult koolid ise paluvad. Ja meie ajal on ka tehtud selliseid juurdeehitusi või eraldi mooduleid väga palju. Koolid palusid seda teha. Aga kui meil juba on see teema, et kuidas siis linnavalitsus või konkreetselt kahjuks just linnapea valetavad, siis võib-olla veel üks väga märgiline juhtum puudutab transporditaristut. Teadaolevalt üheks suunaks selle taristu arendamisel on trammiliinide ehitamine. Ja nüüd meil Põhja-Tallinnas tekkis suur pinge, tegelikult skandaal, kuna inimestele surutakse peale marsruuti, mis nendele ei sobi. Ja väidetakse, ja Ossinovski seda ütles otse välja, et see marsruut oli kokku lepitud Keskerakonna ajal. Ja pärast mõni aeg möödub ja tuleb välja, et nende kabineti sees, et selle linnavalitsuse kabineti sees tegelikult Ossinovski valetas ise kolleegide selja taha, andis sisse marsruuti, mis talle meeldib ja ei sobi elanikele ja seda ei teadnud isegi koalitsiooni liikmed. Et ta valetas nii avalikkusele kui ka koalitsioonipartneritele, rääkimata sellest, et jälle valetas volikogu liikmetele. Ja trammiliini puhul on ju tegelikult kohalikud elanikud väga mures. Trammiliini valiku puhul ei ole kaasatud elanikke, neile lihtsalt teatati ühel päeval, et teie akna alla tuleb tramm. Ja kui me vaatame seda liini valikut, siis on täiesti arusaamatu, et miks valitakse trammiliin, kus on vähem sõitjaid ja mis on kuni 7 miljonit kallim. Ja jäetakse välja teine liin, kus oleks sõitjad palju rohkem, mis oleks ka odavam, mis ei oleks inimeste akna all ja mis ei lõhuks Stroomi rannaparki. Sest täna tegelikult surutakse trammiliin Stroomi rannaparki ja sellega väga suur osa sellest rannapargist saab kahjustada.
ja jällegi on täpselt teada, et see on linnapea valik, tema eelistus, mida ta surus peale veel meie ajal, kui meie olime koalitsioonis sotsiaaldemokraatidega ja siis me ütlesime, et ei, see ei sobi. Nüüd selles uues koalitsioonis surusid läbi Ossinovski initsiatiivil ja Ossinovski ütleb avalikkusele, et see on Keskerakonna marsruut. See kõlab nagu trumpistlik linnajuhtimine, et kirjutan aga erinevaid otsuseid, mis parasjagu pähe tuleb või analüüsi pole vajagi. Ja homme ütleme, et seda tegi keegi teine. Absoluutselt. Aga lähme siit edasi, mis on otseselt seotud ka Tallinnaga ja räägime natukene nendest valimisringkondade muutusest. Et mis seal siis tegelikult toimub, et kes alustab? Valimisringkonnad tuleb panna paika niimoodi, et kuidagi oma positsioon säilitada, ehk niimoodi on linnapea Ossinovski püüdnud joonistada valimisjaoskondi. Kui enne oli meil umbes 100 valimisjaoskonda, siis nüüd jääb alla 50 jaoskonna. Ja kui vaadata seda tendentsi, et kuidas on vähendatud jaoskondi, siis ei ole vähendatud niimoodi, et seal, kus ei käinud valijaid või oli vähe valijaid, et siis need jaoskonnad kukuvad ära, et väga markantne näide Põhja-Tallinnast, kus jaoskond, kus käis 3000 inimest valimas, kaob ära ja selle asemel tuleb nädalane valimisjaoskond, kus käib 1000 valijat on seni käinud. Aga vahe on lihtsalt selles, et selles 3000 valijaga jaoskonnas ei olnud sotsiaaldemokraatide valijaid, seal olid Keskerakonna valijad, aga see asendatav jaoskond, see on alati olnud nende kants või kui me võrdleme kahte linnaosa Haabersti, mis on kordades suurem kui Nõmme, siis Haaberstisse jääb järgi 4 jaoskonda, aga väike Nõmme linnaosa, kuna seal on ka sotsiaaldemokraatide valijaskond suurem, siis sinna tehakse 6 jaoskonda. Ehk kogu Tallinn on joonistatud otseses võttes välja selliselt, et võtame jaoskonnad sealt, kus on Keskerakonna valijad ja pannakse sinna, kus on siis rohkem sotsiaaldemokraatide valijad, et ehk see hirm kukkuda võimult ja äkki Keskerakond võib saada võimule, loomulikult aga saab, aga see hirm on nii suur, et täna ollakse nõus riskima kõigega, riskima ka demokraatiaga, riskima ka sellega, et näiteks need inimesed, kelle liikuvus on piiratud, ratastooliga inimesed, lastevankritega inimesed, et me ei vaata selle järgi, et kas nemad jõuavad valima, me vaatame selle järgi, kus on meie valijad. Mihhail, kas see on normaalne praktika, et kui sul on vaja oma poliitilisi eesmärke saavutada, et siis sa muudad põhiseadust, muudad kõiki teisi halduspiirkondlikke akte, et saada paremat poliitilist tulemust? Vaata, sellepärast see ongi ohtlik. Meile võib ju tunduda, et kui me muudame seadust või põhiseadust, siis see on põhjendatud, kuna ka meile see sobib. Antud konkreetsel juhul meile see sobib, las nad teevad. Aga poliitikud võtavad hoogu. Nad, kui üks kord läheb läbi, teine kord läheb läbi, siis iga kord, kui konkreetne asi ei sobi või takistab mingi eesmärgi saavutamist, siis me hakkame muutma reegleid, muutma seadusi. Ja kuhu me sellega jõuame? See ei ole enam õigusriik, see ei ole enam demokraatia. Kui mängureegleid muudetakse lähtuvalt võimu soovist või poliitikute soovist selleks, et saavutada võimu tagasi, see ei ole enam demokraatia. Ja võib-olla veel üks oluline aspekt on antud väga konkreetne sõnum. E-valimised on nüüd ideoloogiline valik. Meile öeldi, et me paneme jaoskonnad kinni, kuna teil on nii palju võimalusi hääletada internetis.
aga demokraatlike valimiste puhul on väga tähtis vaba valiku tagamine, sealhulgas ka selle valiku, mis annab võimaluse valida jaoskondades. See on õigus, mis antud põhiseadusega. Ja kui sa ütled, et selle võimaluse me sulle takistame, võtame ära valida jaoskondades ja ütleme sulle, et vali internetis, siis tegelikult see on õigusvastane signaal ja nagu lähenemine. Sa ei saa öelda inimestele, et valige internetis. Inimesed võib-olla ei soovi seda, ei oska seda ja nendel võib puududa usaldus. Ja see on täitsa legitiimne, et puudub usaldus e-valimiste suhtes. Ja see ei saa olla aluseks, et panna valimise jaoskonnad kinni. Aga ma ütlen, et valimispäev on demokraatia pidupäev ja tegelikult väga paljud inimesed, nii noored kui vanad, on teadlikult alati pühapäeval, valimispäeval läinud jaoskonda, et just nimelt see ei ole tavaline päev, see ei ole see, et ma istun arvuti taha, teen selle kliki ära, vaid tegelikult minnakse peredega koos, käiakse pärast veel kuskil teha ühistegevus peredega, et see on pidupäev ja kui me need jaoskonnad viime ikkagi kaugemale inimesest, siis ta paratamatult ei saa enam seda tähistada nii, nagu ta on seda harjunud. Ja seal on see küsimus ka, et paljud inimesed tahaksid siiski hääletada täiesti anonüümselt, aga internetis seda tegelikult tagada ei saa, et jäljed jäävad igal juhul maha. Et kes tegi millise valiku, et me peame lihtsalt usaldama, et see, mis paistab anonüümne, seda ka on. Mis on ka vastuolus jällegi põhiseadusega. Jah. Aga ma olen nõus Manuelaga, et tegelikult tähtsad sündmused ja tähtsad tegevused peavad olema seotud ka sümbolitega ja traditsioonidega. Niimoodi on loodud inimpsühholoogia. Selleks, et kinnitada sündmuse tähtsust, see peab olema ka, ütleme nii, ka seotud erinevate sümbolite ja traditsioonidega, nii nagu seda me teeme valimiste puhul valimisjaoskonnas. Sa tuled kohale, sul on ainult üks valik, mitte nii nagu internetis valid järgmine poolt, valid kedagi teist ja saad seda valiku muuta 1000 korda. See on üks otsus ja see peab olema vastutustundlik otsus. Ja sa lähed kohale, sul on protseduur, sul on traditsioonid, sa täidad seda ja sul tekib arusaam, et jah, sina andsid enda panuse, sa oled selle ühiskonna osa ja see, mida sa tegid, oli väga tähtis, kuna see on seotud protseduuriga ja sümbolitega. Ja seda praegu soovitakse ära võtta. Aga Tallinna puhul kahjuks nii on, et inimestele on antud väga selge signaal, et praegune võim ei taha, et inimesed tuleksid valimistele. Nad ei soovi, et inimesed annaksid oma hinnangu sellele korralagedusele, mis Tallinnas kestab juba terve aasta. Nad saavad aru, missugune hinnang tuleb ja nad ütlevad, et ei ole vaja, me ei soovi, et te tuleksite. Istuge kodus, me teid maksimaalselt demotiveerime. Teeme seda maksimaalselt ebamugavalt. Kas see on demokraatlik? Ja kui me saame aru, et see on suunatud eelkõige Keskerakonna vastu ja teadaolevalt Keskerakonnal on kõige kõrgem reiting Tallinnas ja me võidame valimised igal juhul, aga meie vastu mängitakse sellisel viisil, et muudetakse mängureegleid ja kuna ausalt nad võita ei suuda ja ei võidagi, siis nad teevad kõik, et teha seda ebademokraatlikult. Kabes on vahest niimoodi, et sa võid proovida küll panna vastasele erinevaid lõkse, aga kui vastane sinna lõksu ei satu, siis on võib-olla partii läbi. Selliseid olukordi on üritajatele päris sageli. No tundub, et siin ka on üritatud seada mitu lõksu, mis on tegelikult tõesti suunatud vist otseselt Keskerakonna vastu. Aga Tallinnas nii palju räägiks veel, et enne saadet meil oli natukene siin juttu sellest aktiivsest tsentraliseerimisest linna juhtimises.
Mihhail, mida see siis tegelikult tähendab? Räägi meie kuulajatele ka ja vaatajatele. No mina võib-olla alustaks nagu üldisemas plaanis. Tegelikult aktiivne tsentraliseerimine käib üle Eesti. Et viimaste aastate jooksul riik on teinud kõik selleks, et võimu tsentraliseerida. Ja algab see ressursi jagamisest. Mida tähendab omavalitsus? Omavalitsus on eelkõige õigus otsustada kohalikke asju kohalikul tasandil. Aga selleks, et otsustada, selleks peab olema ressurss. Ja kui seda ressurssi ei ole, siis sul ei ole tegelikult vabadust ja õigust midagi otsustada. Nüüd need vahendid, mida omavalitsused saavad, nad on parimal juhul mõeldud selleks, et katta kohustusi, mida seab riik ja seadusandlus. Et sul tegelikult eelarves ei ole vajalikku lõtku, et midagi juba iseseisvalt otsustada, et kas me ehitame teed või siis renoveerime lasteaeda. Et selleks peavad olema vabad vahendid, aga seda ei ole. Sul on kõik, mida sa saad maksudega või riigi poolt, kõik on juba lahti kirjutatud eelarves. Ja see olukord on peaaegu tänaseks igas omavalitsuses. Mõned rikkamad omavalitsused, eelkõige Harjumaa või Tartu või Tallinna linn, omavad seda ressurssi ja saavad midagi otsustada. Ja see tähendab, et ka inimesed saavad midagi otsustada valimiste kaudu. Aga teistes omavalitsustes parimal juhul nende eelarve ei ole miinuses. Ja kui toimuvad omavalitsuste ja riigi vahel läbirääkimised, siis eelarve või eelarvestrateegia puhul, siis tegelikult seal ei ole läbirääkimisi. Riik tuleb enda kontseptsiooniga ja seda surutakse peale. Ei ole mingit võimalust, et ei olnud kordagi olnud, ainult siis, kui Toompeal oli Keskerakonna võim, ainult siis oli võimalik veel midagi omavalitsuste ja riigi vahel midagi kokku leppida. Kõik ülejäänud aastad ei olnud võimalik üldse mitte midagi kokku leppida ja mina räägin sellest sellepärast, et nagu sa tead, et ma olin mitte ainult Tallinna linnapea, vaid Eesti linnade valdade liidu juht. Ja ma mäletan neid läbirääkimisi, sa näitad päris pilti, mis toimub Eesti omavalitsustes, räägid, mis on päris vajadused, riigi poolt on juba ette nähtud otsus ja seal ei ole midagi läbi rääkida. Ja see on absoluutselt vastuolus selle kontseptsiooniga, mida me püüame siis välja kuulutada, et meil on põhjariik, et omavalitsustel on autonoomsus, võimalus midagi otsustada, ei ole. Riik seab rohkem kohustusi iga aastaga ja annab vähem vahendeid nende kohustuste realiseerimiseks. Ja seega see võim on tegelikult riigi käes. Nüüd Tallinna puhul see protsess on samalaadne. Et seda võimu kontsentreeritakse linnavalitsuses ja linnaametites ja seda võetakse ära linnaosade käest ja linnaosade elanike käest. Kuna kõik teenused lähevad otse ametite alla, juhtimine otse ametite alla ja seega kaob nii otse kontakt inimestega kui ka kvaliteet. Ja veel sinna juurde, et see praegune linnavõim ise ei suuda midagi teha ja veel laseb lahti ka spetsialiste. Ja aasta jooksul linnasüsteem on kaotanud väga palju spetsialiste peaaegu igas valdkonnas. Tahad täiendada? Võib-olla mõtlengi juurde see, et selle niinimetatud teenuse viimine linnavalitsuse alla tähendab inimese jaoks seda, et seda teenust enam kätte ei saa nii lihtsalt. Ehk oma küsimusele vastuse ta saab mingisuguse ajaviitega, aga tegelikult kes on kannatajad? No kui me vaatame sotsiaalvaldkonna tsentraliseerimist, siis on just need kõige
nõrgemad inimesed, need, kes vajavad abi, sama on lastekaitsega ja kui me vaatame, miks need reformid tekitavad hirmu, et kui reformi läbiviijad tegelikult vaatame, kuidas nad suhtuvad ka nendesse ametnikesse, keda siis koondatakse. No toome näite, viimane on Tallinna munitsipaalpolitsei ameti koondamine. Koondatakse inimene, kes on töötanud 4 kuud ja talle makstakse hüvitist 3 kuud. Samal ajal koondatakse laste heaolu spetsialist, kes on linnas töötanud 23 aastat. Hüvitis 1 kuu. Et tekib küsimus, et kas neil on tervik nägemus üldse selle reformide osas, nende inimeste koondamiste osas. Et tundub, et kui vaadata seda personalipoliitikat, et siis neil selline nägemus tegelikult puudub. Ja tundub, et Tallinnas on asjad praegu kehvasti, aga me lubasime eelmises saates, et me avame kirjakasti, see on nüüd esimene selline uus rubriik meie saates ja meie hea kuulaja Ülo Vooglaid saatis pika kommentaari saatele ja ta on teinud seda mitu korda, tervitame Ülo. Ja viimases kirjas oli Ülol selline küsimus, et mis on Keskerakonna strateegia? Mihhail, proovi nüüd mõne sõnaga selgitada, et mis need lähtekohad vähemalt on. Võib-olla me peame sellest tegema lähiajal ka mõne eraldi saate, et sa saad põhjalikult lahata, aga täna vasta Ülole ära. Minu poolt kindlasti on väga riskantne pakkuda Ülo Vooglaidile enda üldfilosoofilist nägemust ühiskonna ülesehitamise puhul. Aga ma mõned lausad ikkagi endale luban. Ja ma siiralt usun, et see on ka Keskerakonna ideoloogia. Peamine Keskerakonna eesmärk ja missioon on inimeste ühendamine ja konsolideerimine. See lihtsalt põhjusel, et väikse ühiskonna puhul ei ole ükski suur eesmärk saavutatav, kui me ei suuda inimesi ühendada. Et see ei ole isegi poliitika või sotsioloogia, see on füüsika ja matemaatika. Kui see ressurss on minimaalne, siis selleks, et kuskile seda suunata ja suuri asju saavutada, on vaja seda kontsentreerida. Ja kui me ühiskonnas loome vastandumist ja inimesi jagame, siis me kunagi midagi suurt ei saavuta. Siis meil kunagi ei ole sellist majandust nagu Singapuris või siis sellist kaitsevõimet nagu Soomes. See on filosoofia, aga tegelikult ma usun, et see on väga praktiline. Nüüd, kui rääkida majanduskontseptsioonist, siis mõned väga konkreetsed asjad. Põlevkivi tagasi, ilma selleta energiajulgeolekut Eestis üles ehitada ei ole võimalik. Ilma selleta ei ole võimalik saada normaalset elektri hinda ja meil Eestis on siis meie tehnikaülikoolis on tehnoloogiad, mis annavad võimaluse põlevkivi energeetikat teha efektiivsemaks ja puhtamaks. Meil peab olema astmeline tulumaks, vaesed maksavad vähem, rikkad maksavad rohkem. Ja see ei ole mingi kommunistlik ideoloogia, see on majanduskontseptsioon. Sest kui sa vaesemate käes, nagu praegu, võtad kõik, mis nendel on, siis nad ei saa osaleda tarbimisprotsessis. Ja kui nad ei osale tarbimisprotsessis, siis tarbimise maht väheneb ja see on kõige suurem probleem majandusele. Kui sa võtad rikaste käest, siis ta jätkuvalt tarbimises osaleb, lihtsalt tema hoiuste maht väheneb. Ja see ei ole probleem majandusele, vastupidi. See on majandusele tegelikult täiendav ressurss. Ja nüüd veel üks mõte. Ma olen sellest ka varem rääkinud. Me peame leidma enda jaoks suure eesmärgi, mis oleks apoliitiline, mis oleks Eestile paljudeks aastaks sihtmärk.
ma tuletan meelde, et nii kaua, kui meil oli suureks eesmärgiks Euroopa Liit ja NATO, siis meie areng oli väga dünaamiline. Peab olema suur eesmärk. Ja täna ma arvan, et keegi ei saa seda pakkuda nagu niimoodi personaalselt, et mina arvan, et selline peab see eesmärk. Me peame seda välja töötama ja selles suunas liikuma. Üks on eesmärk Eestile, aga Manuela, mis on Keskerakonna selle aasta kõige tähtsam eesmärk? No kindlasti ühele erakonnale on valimisaasta väga oluline ja tegelikult meie eesmärk kindlasti on need valimised Tallinnas võita, aga see ei saa olla eesmärk omaette. Mis on Keskerakonna puhul alati kehtinud, on see, et meie oma lubadused täidame ja meie valija teab, kui me oleme Tallinnas võimul, siis me ei seisa ainult oma valijate eest, vaid kõikide Tallinna inimeste eest. Aga kui me täna vaatame, need, kes täna võimule on tulnud, nemad lubasid meile tasuta lasteaiakohtasid, neid ei ole, puhtaid kõnniteid lumest, Need on. Aprillis. Aprillil, 1. aprillil oli. Need täna on. Et oluline on see, et see poliitiline jõud oma lubadused täidab, seda me oleme Tallinnas teinud ja ega see toetus Tallinnas meil ju ka nii suur ei ole niisama. See on pikkade aastate töö ja see, et me oma sõna oleme pidanud. Me täname kõiki kuulajaid ja vaatajaid. Täna oli stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Manuela Pihlap ja mina saatejuht Janek Mägi. Kohtume täpselt nädala pärast Keskhomikus.